on aeg öelda proosit, me hakkame tegema nüüd midagi, mida mina pole mitte kordagi oma elus teinud. Me hakkame villima, aga õnneks on mul kõrval Meelis. Mis asi see villimine täpsemalt on siis? Villimine on see, et me paneme hea kraami pudelisse. Paneme hea kraam pudelisse, aga räägige, mis see hea kraam seal sees on siis? No suvi on tulemas, valisin lihtsalt ühe sellise kergema natukene heledama õlle ja panin ta käima ja käimapanek klassika. No, see purk on juba tühi siin. See sama on küll seal sees? See sama, just. Et kuna see jällegi, see valik on lihtsalt nii suur, et ei oskagi enam nagu millegi järgi valida, siis ma lihtsalt võtsin järjest. See, mis kätte sappus, panen käima, vaatan, mis saab, aga tundub nagu see on hea tulemus. Ühesõnaga maltoosa sisse, suhkur, vesi peale, õige temperatuur, pärm ja käima. Nii, ja siis kaua ta käis? Mulk seal otsa saanud, saan aru? Jaa, nüüd tegelikult ta on olnud natpilt üle nädala ja mulks on nüüd tõesti näha, et enam mulks ei käi siin, nivood hakkavad minema tasa ja nüüd on täpselt õige aeg ta sinna pudelisse ära villida. Ja muidugi enne kui nüüd päris pudelisse panema hakkame, on see, et tuleb panna sisse suhkur. Miks? Natukene suhkrut, sest et see suhkur hakkab selle pärmiga edasi toimetama seal pudelis ja siis selle nii-öelda väike käärimisprotsess ja siis selle käigus tekib see süsihappegaas ehk siis see mull. Ehk siis jah, nii kihisev, aga seal on erinevad sorti suhkrut ka siin, et mis nendel nagu vahet on? No, põhimõtteliselt on see, et võib kasutada tavalist suhkrut, võib kasutada spetsiaalset pruulimissuhkrut, dekstroosi. Kui nüüd suhkrut kasutada, siis võib kasutada selliseid mõõtekulpe, ja ütleme, et siis sellise lehtriga on siis seda suhkrut ja mugav nii-öelda sisse panna. Okay. Ja, aga ütleme, et täna ma võtan siis selle tropsi. Seal vahe on, ütleme nii, et lahustumise vahe on ka kerge selline maitsevahe. Suhkur on nüüd pudelisse pandud ja nüüd siis võib selle õlle peale lasta. Ja sifooni puhul on nagu see hea mugav, et seda on mugav nii-öelda ühest pudelist teise tõsta. Ja sellega on nüüd niimoodi, et esiteks see automaatne täitja, tal on all on nii-öelda selline lukusti, et ta ei hakkaks vahutama väga, kuigi ka, ega kui sa näed, et see on nii vähe. Väike vaht tuleb. Ja täis on, ütleme niimoodi, mina lasen ta, ütleme, siiani täis peaaegu ja kuna võtan nüüd kraani välja, siis ta langeb tagasi, nii et tegelikult õige kogus ongi, ütleme siia kuni selle kaela peenema osani. Aga kui sa nüüd pudelist ära paned selle õlle, siis kuhu seda seisma jätad, kui kauaks? Siis ma jätan ta seisma toatemperatuurile ja umbes 2 nädalaks. 2 nädalat, siis on valmis jooma? Siis on ta selles mõttes valmis joomiseks, et siis on kõik nagu valmis. Aga siis paned tegelikult külma ja külmas nüüd see laagerdumine. Vaat siin on jällegi natukene niimoodi, et mida kauem ta laagerdub, seda parem. Aga jällegi ta ei ole päris nagu selline vein, et ta ainult nagu paremaks läheb, et selline aasta, võib-olla 1,5, aga tavaliselt see õlu nii kaua ei seisa, et alati saate sealt enne otsa. Jätame nüüd Meelise siia pudelitega kõlistama ja villima ja räägime Karinaga sellest, et proosit.eu lehelt tegelikult ei saa endale soetada mitte ainult õlle, vaid ka siidri ja veini tegemise komplekte ja kõik need samad vanad head lemmikud on ikka jätkuvalt alles. Just nimelt, kõik on alles. Ja võib-olla Meelis paneb tihtilugu just rõhku meesterahvana ikkagi õlle peale ja siis tõepoolest meil on nii siidrit kui veini. Kuid kuna suvi on lähenemas, siis mõtlesime, et sooviks ikkagi midagi uut, värsket. Just midagi uut ja värsket, midagi suvist. Ja otsustasime siis seekord laiendada enda sortimenti siis Presto toodetega. Tüüpilisemad siin siidritest on siis ütleme ikkagi õuna ja jõhvika siider, kuid otsustasime, et väga suvine oleks võib-olla maitse poolest ikkagi ka vaarikas metsmarja ja vaarika oma. Ja võib-olla tasuks mainida ära mõlema toote puhul siis seda, et me ei saa rääkida siin kontsentraatidest, et need on pigem sellised retseptikomplektid selles mõttes, et seal ei ole vedelal kujul kontsentraate, vaid seal on marjad siis kuivatatud kujul. Ja muidugi kõik muu vajalik, siis pärm ja vajalikud toitained, mis sinna hulka kuuluvad. Ja muidugi ei maksa kõrvale jätta ka veini, et meil on väga palju veiniarmastajaid. Seekord mõtlesime siis rohkem suvistele maitsetele ja võib-olla kõige erilisem on siuke eksootiline. Ehk siis ma saan aru seesama, mis on tegelikult siin juba sees, see eksootik vein on siin samas juba valmimas, ootab oma aega. Just, et siin on siis troopilised viljad ja võib-olla jah, et maasikas, vaarikas ja metsmarja on siis ikkagi... Põhilised sellised suunad on esindatud. Just nimelt. Proosit.eu on siis see aadress, kus kõikide toredate toodetega tutvuda saab. Seal olemas ka õpetused, näpunäited, et siin ju midagi üle mõistuse keerulist, rasket ei ole, igaüks saab selle kodus hakkama. Mitte midagi keerulist ei ole. Ja muidugi tasub silma peal hoida ka meie sotsiaalmeedial ja parasjagu on meil käimas ka
tarbijamäng ja loosime välja siis 2 Presto toodet. On võimalik valida siis Presto toodete seas endale 2 meelepärast maitset ja täiesti olenemata, on see siis siider või vein, et parasjagu, mis kõnetab sind kõige rohkem.